Super. What's good? Aesthetic Project on tagasi siin Casting Couchil ja ei ole üksi. Kiilakas on tagasi jõudnud. Tegime linnaloale jõudnud. Ja ma olen linnaloal esimest korda. Proovin võtta sellest maksimumi tehes siin kohe uue video kanali jaoks valmis. Me lubasime teile, et tuleb üks video Kaitseväe kohta, kuidas seal on läbi sellise jõusaalitreen ja Silma, kes räägib mida teha, mitte mida teha. Ning jaa, täna video ongi. Tänases videos siis räägime, õigemini Mikk räägib, mina olen siin kuulaja rollis rohkem. Räägib toitumisest trennist, et... Toitumine ja trenn, sellised kaks põhiasja, lahkame neid teemasid natukene. Loodan, et need, kes on varsti minemas ajateenistusse või teavad, et nad kunagi peavad minema, saavad siit natukene teadmisi, mida teha, mida mitte teha ning üldse. Jah, et jagame siin selle videoga niimoodi alateemadeks ära, et siis paneme descriptionisse need timestampid, et nagu kui te ei viitsi kõike vaadata, siis mingid teemad, mis teid huvitavad rohkem. Siis saate kohe klikkida, et siis on nagu tip-top. Aga mis seal ikka, paneme intro käima ja alustame selle fucking videoga varsti vaikselt. Nii et davai, läheb käima. Mul on kaks osa. Üks on toit, teine on trenn. Kaks väga kooskäivat asja. Võib-olla alustan toidust siis. Kõigepealt mul on siin väike spikker ka, mis ma kirjutasin, et ma siin läägima ei hakkaks. Kõigepealt toit Kaitseväes endas, sest et sa ei saa sinna vedada kaasa ja ainult enda toitu süüa. Sa pead leppima selle sööklatoiduga, mis seal on. Seal ei olegi kanariisi. No, tegelikult on küll ja see on tegelikult niimoodi, et kõige kõvemad vennad saavad kanariisi ja brokoli söögitädidelt. Ja vahest saad ka Hera 80 kaasat antakse. Kahtlanda. Aga toit Kaitseväes. Ma võib-olla seletan lahti üldse, kui sa hommikust lõunast õhtus sööd, kuidas see välja näeb. Hommikusöök on tavaliselt, meil on pudrukauss antakse koos moosiga. Sinna kõrvale tuleb võib-olla vahest mingit võileamaterjali. Väga hea päev, kui sa saad 2 viilu juustu, sest et see on jällegi valk, millest tuleb kohe kinni haarata. Kõik valk tuleb omale sisse süüa, mis sulle seal antakse. Kuulsite poisid, kõik valk, kõik kinni. Need, kes toidugigi vähegi pipardavad, teil on suht halvasti. Sest et võib ka juhtuda, et te saate hommikusöögiks rosoljet või piimasuppi. Aga kuidas ütleme, kui ma nagu olen vege, mis siis on? Siis on perses lihtsalt. Sest et mu üks toanaaber on taimetoitlane. Tal läheb väga hästi. Ja mul läheb veel paremini, sest ma saan tal lihatükid endale. Maks hea. See on hea sõber. Aga okei, hommikusöök siis on puder, mingi võileamaterjal, saia ja leiba saad võtta nii palju kui tahad, et see on igal pool niimoodi. Vahest saad piimasuppi, vahest saad salatit, vahest saad omletti, juust ja sink, nagu ma ütlesin, on sellised luksuskaubad juba hommikuti, vähemalt meie pataljonis. Aga jällegi, see on tõesti okei, väga maitsev on kõik, mulle toit maitseb, see on hea. Lõunasöök on siis 3 rooga, et on siis supp, on praad, magustoit, 3 asja, et need on alati niimoodi. Lihtsalt need varieeruvad seal. Õhtusöök on jällegi ainult praad ning sinna siis vahest juurde mingi väike snäkk ja hästi palju antakse vahepalasid, mingid šokolaadid, pähklid, siuksed asjad, et vahest parem, vahest halvem, et selline on selline üldine ülevaade sellest, milline see toidukorrad hakkavad olema. Toit on tavaliselt iga 5 tunni tagant on toidukorrad ning see... Iga 3 tunni tagant ei saa süüa. Siis geini ei saa. Siis on ainevahetus seiskub mingi 3 päevaga. See, ütleme see furnace, mis teil varem burnis, enam ei burni. Läks katki. Läks katki, jah. Nii, eeldatavad makrod ja toitained siis nendel sellel sööklatoidul. Ma ütlen väga ümmargused numbrid, see varieerub 2500 ja umbes 3500 kalori vahel, see mis teile lihtsalt ette antakse päeval.
makrod nii palju, et süsivesikute osakaal nendest on väga suur seal, ütleme keskmiselt 400-500 grammi päevas süsivesikuid, mis on täiesti okei, vastab täiesti nagu ühele kaitseväelase vajadusele, vastavalt tema liikumisele, see on okei. Valgu kogus siis varieerub 50 kuni 120 grammi vahel päevas. On ka neid häid päevi, on ka neid halvemaid. Vahest saad sousti, aga lihatükk ei tule sealt kulbiga kaasa, et siis peab lihtsalt joppama. Rasvad on okei. Saad ise seal võid määrida nii palju kui tahad, see on seal keskmiselt 80-90 grammi päevas. See on jällegi okei. See on täiesti okei. Ja nimelt isegi see 50 grammi valku, see ei ole nagu üldse halb asi, et kui sa oled ajateenija, sa oled sõdur, täpselt nii palju ongi olla sõdurile vaja. Lihtsalt me nüüd räägime sellest vaatenurgast, kus tuleb kulturist võib-olla sinna ajateenistusse, siis ta peab hakkama natuke ise mõtlema, et kus ma nüüd saan selle, mis ma täpselt teen. Aga mul ei ole midagi halba öelda, et see on minu arust väga vabastav süüa sööklatoitu, kui sa tegelikult oled inimene, kes iga päev prepib ja loeb oma kaloreid ja nüüd sa lihtsalt lähed sööklasse, sa saad kõik toidu kätte, selline hea maitsev, isegi makaron ja kotlett, no muidu ei söö sellist, aga lihtsalt siuke lihtne toit, see maitseb väga hästi. Aga sul nagu ütleme, kui sa nüüd hiljem mitme kuu tagant nagu saad nagu vabadusse nii-öelda, kaitseväliselt läbi vaata, kas sa siis nagu hakkad veel suurema motiga nüüd niimoodi makrosi kantima või ma arvan, et kui ma ükskord sealt välja saan, siis ma ei viitsi enam kalorid lugeda kaus olla. Aga ei, tegelikult isegi ma loodan, et ma ikka viitsin, aga see natuke teeb mugavaks küll sind, et kui kõik on ees ja siis pärast tuled koju ja siis mõtled, et ei viitsi tegeleda sellega eriti, aga oleneb kõik, kuidas minu keha näiteks praegu, ma söön umbes, ma ütlen ausalt, mul on suht lappes see siis ja ma söön mingi 4000 kalorit päevas vähemalt, kuna see koormus on lihtsalt vahest nii suur. Söön kõike paremat, ma luban absoluutselt kõike omale ning mu vorm on täiesti sellisena säilin, nagu ma seal olen, et tegelikult see on nagu hea, et see teeb tuju heaks tegelikult, et lihtsalt see koormus on nii suur, ma jõuan selleni. Ma räägin kõik need kaitseväetrennid kõigepealt peatuma toidu juures. Mul on siin selline punkt, et mida kaasa võtta, nagu selles suhtes, et kõik peavad omale igast asju kaasa sinna, toidulisandeid. Nüüd ma räägingi, et mida pigem kaasa võtta sinna. Et ilmselt kui te lähete sõjaväkke, siis esimesed 2 nädalat te võib-olla ei saa külastuspäeva, keegi ei tule teile midagi tooma, et esimesed 2 kuud võiksite nagu ära kannatada seal siis enda varude peal. Ning kui on väga häda, siis ikkagi tuleks veel mingi valkasi kaasa võtta. Mina sain hakkama niimoodi, et ma võtsin omale 300 grammi valgupulbrit lihtsalt alguses kaasa. Esimesed 2 nädalat see kattis kõik mu vajaduse, täiesti okei. Ma olen näinud ka vendasid, kes sinna 8-kilose kotiga lähevad, ma ei tea, mis nende peas toimub. Et see ei ole vajalik. Kaasa veel võtta, räägime seda juba, kui sa oled olnud seal, siis kõige mugavad valguallikad, mida kaasa võtta on kindlasti, mul on kapp täis tuunikalapurke. Ja see on tegelikult sest et ta ei rikne, väga lihtne, karp pealt või kaan pealt ära sööd sisse selle omale kiiresti. Ta on üsna odav valguallikas, ma leian, et ta hinnasuhe on nagu väga hea. Jällegi valgupulber. Ma arvan, et jah, minu jaoks on 2 asja, valgupulber ja siis tuunikala, aga need ei ole ka vaja nagu nii palju seal süüa, et ongi, kui lihtsalt keskmine mees inimene vajab umbes 150 grammi keskselt, ütleme niimoodi valku päevas, isegi kulturist tegelikult, sul ei ole mõtet rohkem süüagi seda, siis ongi päevas pakk karp, tuunikala ja siis üks shake ja kõik on korras. Ühesõnaga kokkuvõttes siis nagu võib vist nii öelda, et selline su igapäevane süsivesiku ja rasvavajadus on seal kaetud, et kui sa võtad midagi, siis võta nagu mingi valguallikad, kas shake'id või siis tähendab kas valku toidulisandi näol siis või tuunikala. Ja lisaks, kui teil ongi võib-olla ainuke asi, mida ma soovitaks veel, kui te olete väga hull toidulisandite fanaatik, kasutate need väga palju, siis pre-workout'e. Tulevad hetked, kus te lihtsalt olete tunnis ja te lihtsalt olete seal niimoodi ja sa ei saa midagi teha. Lihtsalt need pre-workout'id, ma arvan, et energiajoogipudeleid ei ole ka mõtet võtta, nad kaaluvad palju, nad ei mahu teil kuskil ära.
et kui te sõltute kofeiinist väga palju, siis igast pre-workout'it väga mugav kasutada. Või siis võtta lihtsalt kofeiinipumbit. Ja kofeiinitabletid, midagi sellist, et noh, see on jällegi siuke äärmuslik asi, aga see on ka okei. Et isiklikult toidulisanditest ma mingid BCA-sid, ma ei tea, mingeid asju sinna kaasa ei veaks, et pole mõtet. Nad ei anna teile eriti midagi, et... Ta on glutamiini kaasa. Mida mees? Kurat. Ma olen terve elu vales elanud. Vot, et pole mõtet sellega üle mõelda, et ma näen kõrvalt neid endasid, kes seal söövad neid rasvapõletajaid ja tema 100-eurone sõduripark läheb kahe purgi granaadi peale ja siis ongi korras, noh, et nad ei anna midagi teile, et pole mõtet siin hullu panna. Et kui te tahate kiiremini taastuda, siis lihtsalt sööge normaalselt, hoidke oma söögi need söögi vahekordade ajad, hoidke nagu tasakaalus ning siis teil ka see üldine energiatase peaks olema väga hea, et pole vaja üle mõelda. Nii vaata, mis ma räägin. Selles mõttes tegelikult, et kui see nagu seal olles nendes rasketes oludes saad toitimisega hakkama, siis nagu tuled sinna tagasi real world'i vaada, siis see nagu, sul peaks olema päris veel kergem, siis kõik on nii kättesaadav lihtsalt. Sa saad rohkem iseenda oma aega nagu planeerida. Absoluutselt. Selles mõttes hea selline katsumus või asi, mida läbi elad. Jaa, et ma tean lihtsalt paljusid inimesi ka, kes on hea, noh, teevad trenni, on päris heade gainsidega ning lähevad kaitseväkke. Nad ei saa üldse lisaks valku, mitte midagi ei juhtu sinuga, see on lihtsalt sina, kas sa tahad nagu rohkem natuke vaeva näha, hoida neid tulemusi, sest tegelikult see ei kao mitte kuskile, kui sa oled selle naturaalsel baasil oma üles ehitanud. See, kui sa 3 kuud ei saa nüüd 150 grammi valku päevas, see ei tee midagi, midagi ei juhtu. Et ei tohigi midagi üle mõelda, et ärge sinna 8 kilose valgukoti ja ma ei tea millega minge eest, et te lihtsalt ei saa hoida seda kuskil. Esiteks, kui keegi kapi kontrolli teeb ja teil on nagu sokide asemel on seal mingid tuunikalapurgid, mingi 50 tükki, siis soki sisse tuunikalapurgid? Ma panengi. Et tuleb ka arvestada nende olmetingimustega, mis seal on, et need ei mahu teil kuskile, et seina sisse ka ei hakka peitma. Nii, nüüd on igast maiustused, kõik igast hea, kõik rõpsud, kommid, kõik jutud. Peale esimest kuud, kui ma selle spikri kirjutasin, see oli vist 4.–5. nädal, siis ma eriti ei söönud ühtegi magusat asja seal, või no mitte magust, ikka sõin, aga selles suhtes, et ma pigem hoidsin ennast, et pole mõtet, milleks ma söön neid. Ja nüüd peale 2 kuud mul on vist ükskõik, ausõna, sest et see vahepeal on see koormus nii meeletult suur, et see kulutus on, esiteks ma olen talvel seal praegu ning lihtsalt sa võid süüa 6000 kalorit ilmselt ka ja sinuga ei juhtu mitte midagi, sest esiteks keha peab soojuse tegemiseks ju energiat kasutama ning külmas keskkonnas see energia kaob sul lihtsalt palju kiiremini ja kui sa veel liigutad ennast terve päev, siis lihtsalt õhtuks sa oled nii tühikest, et lihtsalt kõik võimalikud asjad, mis saad, lihtsalt söö sisse ja sul on palju parem olla ja su vormiga ei juhtu mitte midagi. Pigem sa nende maiustuste söömisega ennetad seda, et sa ei lähe defitsiiti, et sa ei hakka kaalu kaotama. Kaalu kaotusega jällegi ju kaotad jõudu, et pigem hoida ilusti tasakaalus. Võib-olla natuke isegi geenida vaata. Natuke plussis, jah, täpselt. Nagu pigem olla natuke plussis ja pärast see ära kaotada, kui sa oskad. Kui sa tead, et sa oskad, ja kui pigem see, et sa nagu kaotad seal lihast ja siis sa pead seda ja, see on täpselt, et keha püüdab alati tasakaalu poole, et nii nüüd maiustused, siis ma hakkasin juba rääkima nendest, et kuidas nagu ümber käia, et kui te olete väga selline, kaldute paksuks minema, mina kaldun, hästi lihtne ennast paksuks süüa, siis te peate ka mõtlema välja mingi strateegia, kuidas te selle maiustustega nüüd, kuidas ma söön neid, siis kui ma olen nagu kaldun kergesti paksuks minema, siis teil ei ole mõtet võtta kaasa 300 grammist nagu šokko seda tahvlit, sest et ilmselt kui ma selle ühe tüki ära murran sealt, siis see on juba 50 minuti pärast on nagu kõik on sees sul. Et pigem ostke nagu mingi väikestes kogustes neid kaasa, te panete kindla graafiku, näiteks nüüd õhtul ma söön ära, sest mul oli raske päev ja nüüd ma luban omale midagi. Et pigem jah, kui teil on vaja sellist, ma lihtsalt mainin, et mõni ei crave lihtsalt. Mõni ei crave, aga mõni lihtsalt kohe, kui ta selle magus omale suu saab, siis ta sööb selle kõik tühjaks, et kui teil on selline asi, siis ärge nagu ostke ka omale 300 grammist asja sinna kaasa, et pigem väiksemad need. Nii.
mis kaasas võtta? Ma rääkisin valgust nüüd, aga sõjaväes on see, et sul ei tohi olla riknenud asju kapis. Seega sa ei saa võtta kaasa omale toores kanafileed, et seda siis seal toorelt sisse süüa või munasid, et hommikul sisse juua seal söögina. Kas Oti kohupiima saab võtta kaasa? Ei saa. Kui sa võtad Oti kohupiima kaasa sinna, siis sa pead selle lihtsalt järgmise päeva õhtuks ära sööma. Ai, kurat. Nii et seda, keegi vaatab su kappi, aga suht halb on endal ka, kui sul mingi hallitab asi seal ja siis see, et selle eest saab päris normilt, kui sul isegi mingid mandariinid, asjad, need ka tegelikult ei tohiks olla teie kapis. Nii, siis viimane asi üldse, mis ma toidust räägin, on, mida siis kaasa võtta. Number 1 reegel, et ärge võtmine riknevad asju sinna kaasa. Sama käib ka puuviljade kohta, et kahjuks ei saa võtta sinna puuvilja asju kaasa eriti. Kui sa juhuslikult need hästi kiiresti ära sööd, siis on okei. Aga pigem ikkagi selliseid asju, mis on konserveeritud või pulbri kujul. Nii, kindlad asjad, mis on mul kapis alati. Riisikoogid, number 1. Sa saad siin igast asju peale panna, mett, nutellat, kui oled eriti kõva vend. Mett on kindlasti kapis mul. Talvel oled kogu aeg köhid, nohune, kõik köhivad, haige, halb olla, siis mett lihtsalt süüa, see on teha normaalne. Tuunikala jällegi mainisin. Tuunikala on siuke väga hea, lihtne valguallikas, mida süüa. Siis siirup, joogisiirup, sest et reaalselt sõjas olles ma soovitan juua päevas minimaalselt 3 liitrit vett. See on nagu siuke minimaalne piir. Ning kui teil ei ole see vesi mingi magusa maitsega, siis ma arvan, et te ei joo seda ära. Et põhimõtteliselt, kui te võtaksite, teil on 3 korda käite söömas päevas ning iga kord võtate ühe klaasi mulle mingit vett, morssi, see on, mis antakse. Ning kui te olete ainult selle vedeliku peal, siis läheb nagu väga halvasti. Kõik rännakud, mis on, te olete krampis, te ei taastu ära uneprobleemid, igast asjad, et te peate ise muretsema selle eest, et te piisavalt vett jooksite selle. No see on tegelikult ka nagu niimoodi jah. Sellest kaitseväest väljas olles, et inimesed paraku tarbivad liiga vähe vett. Nagu selline... et sa pead ise meelde tuletama seda, et muidu ma ei propageeri seda, et sa pead kogu vett hullult jooma. Sa pead vett jooma nii palju, kui sul janu, aga kaitseväes on natuke teistmoodi, et mina siis kasutan ühte kalorivaba siirupit. Figura on ta nimi, saab Selverist. See on mu leht. Hea figuuriga saab? Ei saa vist? No ei saa vist, jah. Aga siis siirupit, et ma ütlen tõesti, et mul kuus läheb võib-olla mingi 10 pudelit siirupit nagu reaalselt. Kõik vesi, mis ma sisse joon, on nagu maitsega siirup. Kindlasti seal on ka suhkruasendajaid, mida iganes. Ja jällegi pigem joo suhkru asendajaga vett, kui ei ole üldse seda vett joo. Siis veel tallegi chicksnacksid. Jaa. Ja siis üldse vinnutatud liha, ta on hästi valgurikas, hästi lihtne süüa, rännakutele lähed, metsa lähed, viskad omale 3 pakki kotti jälle, kes saad oma valguvajaduse kaetud sellega. Nii, on mul veel mingeid imehäid mõtteid öelda, mis ma sinna kaasa võtaksin. Vist ei ole, et kõik ülejäänud, halva on valgubatooni asendaja põhimõtteliselt, et ma ise sain ka mingi alles 2 nädalat tagasi vaatasin huvitav, et mis seal halvaas, et mis need makrad on ja 100 grammi kohta oli mingist 18 grammi valku. Ei ole. Ma olin ka mingi vaat, mis asja, aga ongi, et eriti hea, kui ta on 100 grammi ja ta on nii energiarikas ja siis kõik igast jällegi metsas olemised rännakud, see halva on 10 korda etem kui mingi valgubatoon, sest et ta sisaldab rohkem valku. Ta on energiarikkam, saad sealt rohkem, kindlasti parem maitsega ning lihtsalt super asi, et halva on ka väga hea asi. Lihtsalt ei tohi 4 tükki päevas ära süüa, siis on halvasti. Ma ise arvan, et toiduga on okei. Ei olegi midagi rohkem rääkida, et pigem kõik lähete kaitseväkke toiduga, lihtsalt nautige seda vabamat aega. Et see sööklutoit maitseb väga hästi neile, kes lihtsalt söövad karbist iga päev. No see tõesti maitseb väga hästi, siuke vabaduse tunne, maitseb nagu vabadus. Et see on tõesti hea, et sa ei muretse absoluutselt oma mingite kalorite pärast, lihtsalt sööd seda, mida antakse ja see on tegelikult väga vabastav, no tõesti.
ei no see on tegelikult ebareaalne, kui sa läheksid sinna kaitseväkke ka, hakkaksid oma grammi kallus. Sa läheksid lolliks tõesti seda, et isegi ma olin ka alguses siis, kui ma hakkasin ka siin magusat sööma, päris hull magus, isu on kogu aeg, siis vaatad, võtad voldi näppude vahel, vaatad, jälle tuleb. Nüüd on jälle korras, et lähen 11 kuu pärast, lähen välja 100 kilona. Aga ei, tegelikult on okei, et mingi hetk te saate seal ikka niimoodi vatti, et lihtsalt kulutus on nii suur. Aga toidu on kõik, nüüd ma just hakkangi rääkima nüüd. Mart, selle toidu sa räpime nüüd ära, et teeme väikse mingi pausi. Jah, toiduga on jah räägitud, et eks siis nüüd järgmine sektsioon on siis toit, nii et tähendab toit. Trenn. Nii et jah, okei.